Tere! Minu nimi on Toomas Õunap. Olen ettevõtja, investor, paljudes ettevõtetes ka mentoriks. Olen lõdvestumise koolitaja ja joogaõpetaja. Ja täna tahaks rääkida sellisest teemast nagu pingete vabastamine ja kuidas see teema on viimasel ajal üha rohkem ja rohkem sisenenud minu maailma, kuidas see on puudutanud neid inimesi, kellega ma kokku puutun. Ja võib-olla täna siit tuleb ka võib-olla mõned sellised soovitused, harjutused, tehnikad ka teile, mida te saaksite igapäevaelus kasutada. Aga siis kõigepealt, kas mul on pingeid? Kui ma küsiksin enda käest, siis jah on. Ma teen sellist nii-öelda skaneerimist regulaarselt ja ma küsiksin sinu käest, kas sul on pingeid? Ja palun sul, et sa teeksid seda praktiliselt, mitte läbi meenutamise, vaid praktiliselt. Selle jaoks ole hea ja pane silmad kinni. Pane silmad kinni ja alusta näiteks altpoolt jalataldadest. Ja hakka aeglaselt liikuma oma fookusega altpoolt ülespoole ja tunne. Tunne, kus sul on ebamugavusi, pingeid, valuvaistinguid. Ja nagu registreeri neid, mida tugevamad nad on, siis jätta see nagu rohkem meelde. Liigu aeglaselt ülespoole. Ja püüa justkui selgeks teha, kus sul on kehas kõige suuremad ebamugavused, pinksused või valuvaistingud. Just nimelt praegu hetkel, mitte siis kui minevikust. Ja kui sa oled jõudnud nüüd alt ülesse, siis ma paluksin, et sa ei teeks veel silmi lahti, vaid vii fookus sinna piirkonda, kus sul oli kõige suurem ebamugavus või pinksus. Too fookus sinna piirkonda ja hoia seda seal. Hoia seda seal ja justkui uuri, kui suur on see pinge skaalal 0-st 10-ni. 0 absoluutselt ei ole ja 10 on kramp ehk siis täielik jäigastumine. Kus ta on seal vahel? Nii nagu sulle tundub, see ongi okei. Ja ole hea ja tee silmad lahti. Praegu me kasutasime mitmeid selliseid sõnu, mida võib-olla te teate, aga kas ja kui palju te neid teemasid regulaarselt teadlikult kasutate? Kus kohas on sinu fookus? Fookus võib olla nii sinu erinevatel aistingutel, võib olla välisel pildil erinevatel objektidel, võib olla nii sisemaailmas kui välismaailmas, võib olla helidel, sellest, mida sa kuuled väljaspool, kui ka helidel, mida sa kuuled seespool. Fookus võib olla seal. Tavaliselt me ei suuda hoida fookust pikemat aega ühel tegevusel, ühel piirkonnal. Ja sealt hakkavad peale erinevad probleemid, mida nimetatakse pealiskaudsuseks. Ja nüüd, kui sina uurisid oma keha ja su fookus püsis hästi seal, liikusid alt ülespoole, eristasid, märkasid, said teada, siis on okei. Kui su fookus ei püsinud hästi, oli hüplik, tekkisid mõtted, tekkisid kõrvalekaldumised. See tähendab seda, et fookuse juhtimisega on probleeme. Neid teemasid õpetatakse, peaks õpetatama koolis, kuid mina õpetan neid teemasid joogatundides, kriya hatha joogatundides. Aga läheme nüüd teemaga edasi. Sa said mingi numbri, 0-st 10-ni. Kui sa nüüd hindad seda, mida sa praegu teada said, ja ennem seda webinari, siis ennem webinari sul see aktuaalsus oli oluliselt väiksem kui pärast uurimist, vaatlemist, märkamist ja arusaamist. See on üks tehnika, kuidas sa saad teada oma pingete asukohta. Aga see ei ole mitte ainus ja tahaksin nüüd teile rääkida veel paremast pingete avastamise tehnikast. Ja see on sõna otseses mõttes füüsiline puudutamine, aga mitte lihtsalt natukene puudutamine,
vaid tugevam puudutamine, ehk sa vajutad kuni magusa valu piirini. Aeglaselt magusa valu piirini ja on väga palju selliseid kohtasid, kus ei ole valuostingut, ebamugavust või jäikust ja sealt liigud edasi. Ja seal, kus on ebamugavus, jäikus, kangus, siis jätad meelde ja hindad seda 0–10. Kui see on väga madal väike number, siis liigud edasi. Kui on kõrgem number, siis pane see omale kirja. Niimoodi on võimalik läbi käia kogu oma keha. Ehk võid alustada täiesti vabalt kätest peale. Ehk võtad käe ja liigud siit pikki. Kätt aeglaselt magusa valu piirini, valuostingut ei ole ja siis paar-kolm millimeetrit teise koha pealt. Ja niimoodi käid sõrme läbi ja võtad järgmise sõrme. Võtad laba käe. Järjest käid läbi need piirkonnad. Liigud edasi. Küünarvars. Siit edasi. Liigese ümbrus. Turjapiirkond. Ja niimoodi käid läbi kogu oma keha. Selline tegevus võtab aega. Võib võtta aega tund-poolteist. Võib-olla ka rohkem. Ja täitsa okei on, kui jagada näiteks erinevatel päevadel näiteks, et sa uurid käed järgi, uurid jalad järgi, keha esikülg, keha tagakülg, kael, pea. Ja kindlasti soovitan, pange see kirja. Pange see kirja niimoodi, nagu sa oskad. Sa võid kasutada Wordi, võid kasutada Excelit, võid kasutada pilti nii, kuidas sulle sobib. Ja pane see kirja siis numbritena. Võid kasutada ka 0–100, 0–10. Mida suurem number, seda rohkem, suuremat pinget see näitab. Ja just nimelt need suuremad numbrid huvitavad meid esialgu rohkem, sest need näitavad ära meie pingete suurust ja pingete suuremat mõju. Nii et enesemassaaž soovitan teile. Kui te lähete järgmine kord massaaži, siis te võite samuti uurida ja jätta meelde need kohad, mis teil olid eriti ebamugavad, eriti valusad. Pange need kirja. Kirja panna on selles mõttes oluline, et teinekord, kui sa saad teha harjutusi, tehnikaid, siis sa saad vaadata, aha, see piirkond, selline suurus. Ja kui sa regulaarselt teed harjutusi, siis näiteks aasta pärast võib-olla uurid veel kord oma keha läbi. Saad teada, näed, ennem oli seal 8, nüüd on ainult 3, või ennem oli 7, nüüd on 2,5. Loomulikult see on subjektiivne, kuid ta annab sulle mingisuguse sellise lähtepositsiooni, kuidas sa saad oma keha uurida. Ja nüüd palun teil, et see piirkond, mis sul kõige ebamugavam oli, ole hea ja sõna otseses mõttes katsu seda piirkonda, näiteks kui sul oli turi, siis pane üks käsi siia turja peale, teine käsi pane siin alla ja aeglaselt vajuta. Alusta sellest keskmest, kui sul on võimalik. Ja kui sul on võimalik, siis käi see lihas piki suunas läbi. Keskmest ühele poole, tagasi, keskmest teisele poole ja tagasi. Kui sa ei tea, siis käi selle piirkonnast nii-öelda vajutades ja tagasi läbi. Ole hea, pane silmad kinni ja otsi see piirkond üles, kus sul oli kõige suurem ebamugavus. Kui vaja, siis säti ennast natukene. Sisse hingates vajuta magusa valu piirini ja välja hingates aeglaselt tagasi. Ja sellise poole sentimeetrise sammuga liigu aeglaselt ühele poole. Ja siis ka teisele poole. Võid uurida ka selle keskmest üles või allapoole erinevates suundades, kus kohas võib-olla see aisting, ebamugavus, valuaisting väikselt leeveneb. Nii saad teada kas sellest piirkonnast või siis lihasulatusest. Ja nüüd tule uuesti tagasi selle piirkonna juurde, kus sul oli kõige suurem ebamugavus, sinna keskmisse. Aeglaselt vajuta magusa valu piirini ja tagasi. Ja nüüd püüa taas hinnata 0–10 pinge siis suurust.
ja ole hea, tee silmad lahti. Ennem loengut, siis lihtsalt oma fookust viies selle pinge piirkonna peale ja nüüd siis katsudes või enesemassaaži tehes uurides seda piirkonda. Mul on alust arvata, et sa oled saanud erinevat informatsiooni ja vajutades tõenäoliselt see pinge suurus sulle tundus siis kas sama, mis oli ennem või oluliselt suurem. Ennem loengut ja praegu sa said olulist informatsiooni selle piirkonna kohta. Niimoodi on võimalik kogu keha kaardistada ära. Mida me selle kaardiga peale hakkame siis, kui me oleme pinged ära kaardistanud ehk teada saanud? Esimene oluline asi on see, et miks, kui sa avastad valuaistingud, ebamugavad aistingud, miks see ei ole okei? Tavaliselt hakatakse pingetega siis tegelema, kui pingetest on saanud valud. Ja kui valud kasvavad üle selle piiri, taluvuse piiri, siis hakatakse tavaliselt nendega tegelema. Et mehed ei lähe tavaliselt massaaži mitte pingete pärast, ebamugavuse pärast, vaid siis, kui pingetest saavad juba valuaistingud või valud lähevad üle talumise piiri. Nii et valu on nii-öelda siis pinge üks väljendusvorm, kus ta annab sulle siis intensiivselt teada, et see enam ei ole okei. Sul on vaja sellega midagi ette võtta. Siis teine pinge või lihaspinge siis oluline probleem on see, kui see lihas on pinges, on nii-öelda kokku surutud osas ja selle lihase funktsioon on häiritud. 9 juhul 10 see meid väga palju ei puuduta, kui see meie igapäevast liikumist, meie trenne, meie tööd ei häiri. Kuid kindlasti olete tähele pannud, et osad inimesed kannavad prille. See tähendab see, et meie teatud lihased silmade taga on pinges ja meie võimekus fokusseerida silmalihaseid teatud ulatuses on piiratud. Nii et silmalihaste teatud stress, teatud pinksus hakkab häirima meie nägemise võimet. Ja see on juba väga-väga oluline ebamugavus meile. Peame kandma prille, läätsesid, käima silmaopil. Väga vähe on harjutusi tehnikaid, kuidas on võimalik silmalihaseid lõdvestada. Mõnedel oma kursustel ma ka neid õpetan. Veel, mida oleks vaja teada nendest lihaspingetest? Vahetevahel olete te võib-olla kuulnud ka, et tegelikult ei ole lihaspinges, kui ta on kõva ja kui ta on nii-öelda valulik, vaid lihast kattev sidekude on jäigastunud. Jäigastunud see tähendab seda, et see sidekude on just kui nahk lihas ümber, lihaskimpude ümber. Ja sellel nahal on nii-öelda veniv funktsioon, ehk tema valgud on selliselt, mis võimaldavad sellel sidekoel venida. Ja kui lihast pingutatakse üle, tekib seal happeline keskkond, siis valkude struktuur muutub niimoodi, et sellisest katvast funktsioonist saab jäik funktsioon. Valkude struktuur muutub. Ja ta ei lase lihast enam kogu ulatuses liikuda või lihaskimpe. Kuidas siis seda sidekude vabastatakse? Seal teatakse erinevaid tehnikaid, erinevaid massaažitehnikaid, erinevaid venitamise tehnikaid. Ja joogas on veel üks eriline tehnika, mida teatakse kuumusega või tapasena ehk intensiivse praktikana. Nii et need on mõned sellised tehnikad. Aga veel siis, pinged, lihaspinged. Miks ei ole okei? Kui lihas on pinges, siis ta on nii-öelda kokku surutud asendis ja väga paljude lihaste erinevate lihasgruppide vahel lähevad läbi teie veresooned. Ja kui nüüd mitmed erinevad lihased tõmmatakse koomale, siis avaldatakse nendele veresoontele survet. Ja sealt hakkavad peale erinevad verevarustuse häired. Nii et 9 juhul 10 erinevad verevarustuse häired on seotud lihaspingetega.
kindlasti olete kuulnud sellist verevarustushäiret nagu peavalud. Peavalu ei ole midagi muud kui sinu ajusignaal, et mingis ajupiirkond ei saa piisavalt verd. Ja tänapäeval, et kes on ingliskeelses internetiruumis, siis on piisavalt erinevaid teadusuuringuid, kus on siis uuritud kaelapingeid, kaela- ja turjapingeid ja on isegi välja toodud erinevad nii-öelda kaardid, kus erinevad kaelapinged põhjustavad erinevat tüüpi peavalusid. Ja tänapäeva meditsiin teab ka, et 70-80% peavaludest on põhjustatud kukla, kaela ja turjapingetest. Kui palju tänapäeva meditsiin on suunanud oma jõudusid selleks, et vabastada turi, kael ja kukal pingetest, kui palju on erinevaid harjutusi. Oma pingete vabastamise seminaridel ma õpetan neid kukla, kaela ja turja vabastamise tehnikaid. Nii et kes on sellega hädas, guugeldage ja otsige neid kursuseid. Nii et verevarustushäired. Üks eriline verevarustushäire on tuharate piirkonnas ja on piirlihase piirkonnas. Et endise massöörina võin teile öelda, et võib-olla mõned üksikud erandid välja arvatud. Kõik minu patsientidel on olnud piirlihas sügaval tuharas pinges. Ja massöör teab, tavaliselt minnakse sinna küünarnukiga sügavale sisse. Ja kui see on pinges happeline keskkond, siis massöörid teavad, et piirlihase vahelt lähevad läbi suured veenid. Nii et kui piirlihas on pinges, vajutab ta veeni peale. Nii et mida rohkem on piirlihas pinges, seda rohkem avaldab ta survet veenidele. Ühel konkreetsele piirkonnale. Erinevad verevarustushäired jalgades, venoosse verevarustushäired, külmad jalad, erinevad probleemid liigestega, erinevad nahaprobleemid, veenilaiendid. Nii et verevarustushäired. Veel, miks lihaspinged ei ole okei? Need, kes tegelevad spordiga, eriti näiteks pallimängudega, need teavad, et vahetevahel on võimalik vigastada siis jalgasid, eriti päkapiirkondasid. Ja füsioterapeudina ma tean, et vigastada lihast, mis on veniv, kus sidekude on mitte jäik, vaid on veniv, on keeruline. Kui on jäikust palju selles piirkonnas, läbi valuaistingu, läbi ebamugavuse, saad sa seda teada, siis seda piirkonda on oluliselt lihtsam rebestada. Nii et paindlikku ja nõtket on raske rebestada. Jäika ja kanget on lihtne murda. Ma arvan, et väga vähesed teist on näinud murdunud kadakaid, nõtked ja paindlikku. Kui palju te olete näinud jäika ja kanget, murdunud näiteks kuuski või kaski. Nii et rebendid on ka üks selline piirkond, mida pingete puhul peaks siis kindlasti teadma. Ja kui selline pingerikas olukord, me jõuame selleni kohe, on pikka aega olnud, ehk mingid piirkondasid sa oled siis automaatselt pingutad, sellega kaasneb ülepinge. Ja ülepinge enam ei mõjuta mitte 1, 2, 3 struktuuri, vaid kogu sinu keha tervikuna. Ja selliseid ülepingeid nimetatakse läbipõlemisteks. Sellega kaasnevad erinevad haigused, unetused, tähelepanuhäired, fookusehäired, isiksushäired, suhted võivad mokka minna, et läbipõlemine mõjutab väga palju erinevaid aspekte inimese juures. Ja üldjuhul sellised läbipõlemised, siis tuleb võtta aeg maha ja pikemad sellised puhkuseperioodid. Ja võib-olla nende läbipõlemiste pärast ma olen ka täna siin teie ees. Ma olen mitme ettevõtte investor ja need, kes on startup maailmas, need teavad, et praegune aasta on üsna karm olnud ettevõtetele ja ka raha tõstmistele. Ja ettevõtte juhid, founderid on sõna otseses mõttes väga suure surveolukorras.
nii investorite poole pealt, majanduse poole pealt, oma töötajate poole pealt. See pinge on tõusnud väga-väga palju, mitmeid ja mitmeid kordi. Ja nüüd siis, kui ma olen investor ja näen, et sõna otseses mõttes minu ettevõtte juhid põlevad läbi, minu raha nende käest põleb, siis olen ma isekalt oma kasu silmas pidades läinud neile appi ja vähemalt 2 ettevõtte juhid on siis toodud uuesti taas sealt vee alt vee pinnale. Mõned on hakanud hujuma, mõned on ka sellest jamade poole pealt nii palju välja tulnud, et mõni aeg tagasi tõstsime ühe ettevõttega oluliselt kapitali ja kliendid, kaasinvestorid on hämmastunud, kuidas on võimalik sellisest august suhteliselt lühikese ajaga välja tulla. Nii et pinged ja nende kuhjumine, stress ja läbipõlemine võivad olla väga-väga ohtlikud ja väga kulukad, eriti veel, kui sinu ettevõtte töötajad, sõlmpersoonid või ettevõtte juhid läbi põlevad. Aga mis siis edasi? Kui sa oled teadvustanud, kaardistanud oma pinged, mida on siis võimalik nendega peale hakata? Esimene pool on siis pingete füüsiline mõjutamine. Füüsiliselt on võimalik neid pingeid mõjutada siis läbi massaaži, läbi siis erinevate massaažitehnikate. Neid massaažiliike on kümneid, manipulatsioone on võib-olla 100 erinevat. Massöörina võin teile öelda, et praktiliselt kõigi teie, kes te olete teispool ekraani, teie keha vajab massaaži. Ja enamgi veel, teie keha vajab massaaži tunduvalt enam, kui te omale seda lubada saate, kas siis ajaliselt või rahaliselt. Seetõttu on mõistlik omandada enesemassaaži võtted, kus sul oleks võimalik siis, ütleme niimoodi, et 100% samat ala läbi käia ei saa kui massöör, aga ütleme kuskil 95%, 92% on võimalik käia ise läbi. Vabastada ise need lihaspinged. Võtab rohkem aega, ei ole nii mõnus, aga on võimalik saada samad tulemused. Loomulikult te teate, et igasugune liikumine, küllaldane, paras liikumine on väga asjakohane. Erinevad harjutused, jooga, et need on sinu füüsilisele kehale head. Aga ratsionaalse inimesena võiks siis küsida, et aga kui ettevõttes on pingerikas olukord, miks üks inimene põleb läbi ja seal samas kõrval analoogsete töökohustustega, analoogses situatsioonis olev inimene ei põle läbi või vähemalt ei põle sellise heleda leegiga. Miks on see nii? Ja siit jõuame siis jälle sellise teada-tuntud fakti juurde, et pinged füüsilises kehas on tekitatud emotsioonidest. Ja tänapäeva siis teadus nimetab neid seoseid psühhosomaatilisteks. Ehk kui sa koged teatud emotsiooni pikemat aega ehk psüühikas, siis see mõjutab sinu füüsist. See link teaduses on olemas. Ja seetõttu otsitakse erinevaid võimalusi, et kuidas neid emotsioone siis midagi nendega peale hakata. Muuta neid, vabaneda ühel, teisel, kolmandal, neljandal moel, käiakse psühholoogide, psühhiaatrite juures, spetsialistide juures, paljud saavad abi. Aga see võtab aega, see võtab raha, on kulukas. Kuidas sinuga lood on? Kas sa oled avastanud, et sellistel stressirohketel aegadel on sul pingeid rohkem või nad tulevad esile või pingetega seonduvalt tulevad esile teatud sellised omadused, näiteks vererõhk läheb üles, väsid ära, oled kurnatud, ärritud kiiremini.
näiteks üks selline seos füüsilise keha emotsioonidega on näiteks allasurutud emotsioonid. Allasurutud emotsioonid tavaliselt teatakse meeldivad, ebameeldivad emotsioonid. Kuid allasurutud emotsioonid on sellist tüüpi emotsioonid, kus siis väline maailm on aktiveerinud sinu sisemaailmas emotsiooni. Näiteks sa puutud kokku mingisuguse rumalusega, lollusega, ülekohtuga ja sa tunned seda. Siis normaalses olukorras kõik emotsioonid tahavad saada väljendatud läbi hääle. Kui sa paned selle masina kinni ja ei väljendu seda emotsiooni läbi hääle, paned suu kinni, siis see emotsioon ei saa nii-öelda elada välja. Ja see on nagu sellele nii-öelda susisevale, podisevale potile kaane peale surumine. Ehk kõik need asjad tööl, mis sind ärritavad, sa ei väljenda seda läbi hääle. Kodus, kuskil mujal. Tavaliselt need on meile nii-öelda sisse õpitud, juurutatud, sest viisakas inimene ei räägi välja teisele, mida ta mõtleb, vaid 10 korda mõtleb ennem ja siis võib-olla ütleb, võib-olla ei ütle, kuidas ütleb. Tihtipeale on sellised turja, kaela ja kukla probleemid väga-väga intelligentsete inimeste tunnuseks. Sest neid on maast madalast õpetatud hoidma suu kinni. Karm, kas pole? Ehk siis allasurutud emotsioonid selles piirkonnas. Mida see teeb? Märkad mingit olukorda ja sa ju spetsiaalselt selle olukorrale ei reageeri teadlikult ehk teadlikult ei tekita ebameeldivat emotsiooni, vaid see sinus kerkib automaatselt üles. Seda nimetatakse trigerdamiseks. Keegi, miski, asjaolu trigerdab, puudutab sind ja see emotsioon kerkib sus üles. Ja nüüd, kui sa seda ei väljenda, siis sellest jääb pinge siia. Kui see pinge on pikka aega, siis sealt võivad hakata erinevad verevarustushäired, erinevad probleemid peapiirkonnas, kehapiirkonnas. Tänapäeval on olemas erinevad teadmised, tehnikad, kuidas need lingid vabastada. Ehk siis objekt on, häirifaktor on, aga see ei kergita sinus enam automaatselt seda emotsiooni ülesse. Nüüd võiks olla siis küsimus, kuidas sellest automaatsest üles kerkivast lingist vabaneda? Ma mõtlesin, ma jõuan teile rohkem harjutusi õpetada, kuid võib-olla on mõistliku niimoodi, et kõigil seminaril osalejatele ma saadan siis mõned sellised tasuta lingid, kus on siis mõned harjutused, mida te saate teha. Et üks selline link on tasuta joogatund, kus siis on mõned harjutused üla seljale, selja keskosale. Seal on spetsiaalne harjutus, kuidas vabastada ise lülisamba kõrval olevaid pingeid, kuidas neid avastada ja vabastada. Ja üks harjutus ka nii-öelda energiaringluse parandamiseks. Aga siis emotsioonide juurde tagasi tulles on olemas tehnikad ja seda tehnikat õpetatakse Practical Consciousnessis teisel kursusel. Ehk õpetatakse seal, kuidas nendest linkidest vabaneda. Mitte ainult allasurutud emotsioonidest, vaid siis ka igapäevaselt üles kerkivatest emotsioonidest ja siis ka taustaemotsioonidest. Ja minu meelest väga praktiline. Vahet ei ole, kas sa vabastad neid automaatselt üles kerkivad emotsioone, siis kas tööl, kodus, olles ettevõtte juht või siis alluv. Objektid on, probleemid on, aga automaatselt üles kerkivad emotsiooni ei ole. Ja kui me läheme nüüd veel siit edasi, et emotsioonid aktiveerivad siis neid lihaspingeid, siis mis hoiavad neid emotsioone aktiivsena? Võib-olla te olete kuulnud sellist väljendit, et jälle ta tõmbas oma sae käima.
äkki te olete mõelnud, kuidas see protsess välja näeb? Ehk miski inimest häiris. Ja siis ta kasutas teatud tuntud sõnu, lauseid ja hakkas ketrama ja ketrama ja ketrama. Kui ta alguses oli suhteliselt neutraalne, siis mida rohkem ta ketrab, seda emotsionaalsemaks ta läheb. Ehk sõna otseses mõttes tõmbab sae käima. See emotsioon muutub niivõrd kahjulikuks nii sellele inimesele kui ka siis tema suhetele. Kuhu ma tahan jõuda, on siis see, et mõtted iseenesest ei ole ei head ega halvad. Vaid mõtted on justkui selline sõiduvahend, mis siis seda emotsiooni, seda tuld viib, kannab siis kuhugi. Ja kui sa selle mõtteprotsessi suudaksid selle sae käima tõmbamise ajal peatada, siis see on umbes samasugune protsess, et see on nagu ahi, mis on siis punane, põleb, annab sooja ehk annab neid emotsioone, aga sa lõpetad sinna ahju puud alla loopimise. Mõne aja pärast see leek läheb väiksemaks ja väiksemaks, soojus läheb väiksemaks ja lõpuks jahtuvad ka söed, kui sa puid alla ei pane. Sama asi on, kui sa mõtlemise suudad seisatada, siis emotsioon vaigineb ja rahuneb. Nii et ka neid tehnikaid on võimalik õppida ja omandada. Mida siis selle teadmisega peale hakata? Ehk kui sul on see kaart olemas, leiad oma need pingekohad, leiad erinevad harjutused, tehnikad. Harjutuse tehnikaid õpetama näiteks Hatha joogatundides, teil on võimalik Pärnus, Tallinnas osaleda, üle online on võimalik osaleda. Õpetan ka hommiku joogatundides, kus on võimalik sellised lühikesed setid, pooletunnised setid, luua teatud regulaarsus. Lisaks lihaspingetele olen siis jaganud erinevad grupid, näiteks ülaselg, kael, pea, käed, jalad ja alaselg erinevateks pingetega seonduvateks koolitusteks, kus ma siis ühte koolitusse olen pannud kokku erinevad enesemassaaživõtted, erinevad joogatehnikad, erinevad füsioteraapilised harjutused, parimad tehnikad, mida ma tean selle piirkonna pingete vabastamiseks füüsilises kehas. Samuti õpetan siis Practical Consciousnessi kursustel, kuidas vabaneda emotsioonidest, mis sul on siis neid emotsioone aktiveerib. Ja samuti on võimalik õppida siis mõtteid sõna otseses mõttes mitte seiskama, vaid ka neid mõtteid sõna otseses mõttes lahti haakima. Need on justkui sellised programmijupikesed, mida me oleme ise omal loonud. Ma toon ühe näite. Näiteks mõnedel inimestel mingis olukorras ütlevad, issand, kui loll ma olen. See on küll naljakas teistele ja võib-olla ka talle endale, aga kui sellised olukorrad sagenevad, siis inimene võib aru saada, et täitsa lõpp. Olengi natukene juhmimaks muutunud, ma ei saagi enam hästi aru. Kui sinna veel kaasneb selline, et mul on nii sitt mälu, kui sa paned veel sinna emotsionaalse värvingu, siis see mul on kehva mälu, mul ei jää mitte miskit meelde. See on selline nagu kausaalne. Ta loobki seda olukorda, annab sinu alateadvusse teada, sa ei soovi, et sul meelde jääks hästi. Nii et ise oleme piiranud ennast läbi erinevate mõtete, läbi erinevate selliste piirangute. Ja nüüd on vaja need piirangud uuesti avastada ja vastavate tehnikatega vabastada. Nii et ka neid on võimalik õppida. Ja kui te panete need 3 erinevat aspekti kokku, õpite oma lihaspingeid avastama ja siis läbi erinevate harjutuste neid vabastama, siis neid lihaspingeid tekitanud emotsioone, neid triggereid, automaatselt üles kerkivad emotsioone, neid vabastama.
ja vabanema ka nendest kontseptsioonidest, mis teil neid olukordasid, kannatusi põhjustavad, siis mina nimetan sellist inimest meistriks. Pingete vabastamise meistriks. Head praktiseerimist teile! Aitäh!